see ekraanilindistus on tehtud, et näidata, kuidas paigaldada viirustõrje tarkvara, kuidas viirustõrje tarkvara töötab. Minul on selleks ette valmistatud virtuaalmasin, kus arvuti C-kettal on juba kaust antiviirused, kuhu on alla laetud erinevad antiviirustarkvarad, millest siis ühe me paneme tööle, paigaldame ja vaatame, mida ta siis siit arvutist leiab. Mina võtan näiteks Avast Free antiviirus, 2 hiireklõpsu ja paigaldan selle arvutisse. Paigaldan. Minule annab ta teavitust, et vabandame, et kui Chrome'i ei õnnestu paigaldamisprobleemide tõttu installeerida, see on sellepärast, et kuna minu virtuaalmasinal ei ole võrku, aga sellele vajutan OK ja lähen edasi. Et teil seda teavitust ei tule. Nii, nüüd ma nägin, et tekkis desktopil Avast Free antiviiruse ikoon ja teen ta lahti. Nii, ta annab teavituse, et minu litsents ei kehti. Ta vajutada aktiveeri ja saate ära aktiveerida. Kui viirustõrje programm on aktiveeritud, siis on võimalik käivitada Smart Scan. Et siin te näete, et ta kontrollib viiruseid, haavatavaid tarkvarasid, veebilehetsejate lisamooduleid, võrguohtusid, jõudluse probleeme ja siis nõrkasid paroole. Nii, et Smart Scan on läbitud, ta annab siis teavitust, et kontrollimine on lõpetatud, et leiti üks probleem, et leiti siis jõudluse probleemid. Et viirused ei ole, avatavaid tarkvarasid ei ole, halbu veebilehitse ja lisamooduleid ei ole, ei leitud võrguprobleeme ja leitud ühtegi nõrka parooli. Et parandan kõik ja siin on siis võimalik näha, et mis need probleemid olid, et vigased registriüksused on võimalik siis lahti teha, et süsteemirämps, et näitab täpselt samamoodi, et missugused failid siis leiti, et kui palju neid rämpsfaile on ja et missuguses mahus. Et mul on võimalik jätta see samm vahele. Ja siis Smart Scan on lõpetatud. Privaatsuse alt on siis võimalik hallata paroole. On võimalik sisse logida. On võimalik siis VPN-i teha. Ja jõudlus on siis siin uus. See ekraani salvestusvideo oli siis tehtud, et näidata, kuidas paigaldada viirustõrje tarkvara. Siis kuidas viirustõrje tarkvara skanneerib arvutit, mida ta siis leiab ja kuidas ta siis selle puhastab.